teavad kõik rahvad, kõik paganad kiidavad sind, sest surmamaal ja varjus istujaile on valgus tõusnud. Nemad tulevad kummardama su ette, Issand, ja annavad au su nimele. Vaata, täht käib välja Jaakobist ja rahu saatja Juudast ja selle sõna kuulevad rahvad. Tõuse üles, olgu su valgustatud see, sest sinu valgus tuleb ja Jehova au ilmub su üle ja kõik liha näeb ühtlasi, et Jehova suu on rääkinud. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Sellepärast tunnistagem Issandale oma patud üles südamest nõnda üteldes. Lugupeetud kogudus, ma palun, et te tõuseme. Halastaja Jumal ja Isa, me tunnistame sinule üles oma mitmesugused patud ja üleastumised, millega me sinu paga ja nuhtuse oleme ära teeninud. Vaata taevast anastusega meie peale ja anna meile kõik meie patud andeks, oma armsa Poja, meie õnnistegija Jeesuse Kristuse kalli unastuse pärast. Meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks. Annab meile ka armu, et oma elu parandame ja igavese elu pärime, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama, vaid et igavene elu temal peab olema.
meie palume sind, juhata ja valitse meid oma püha vaimu läbi, et kõigest südamest sinu sõna kuuleme ja vastu võtame ja seeläbi pühitsetud saame. Jeesuse Kristuse, sinu poja peale kõik oma lootuse paneme, oma elu sinu sõna järele parandame, kõige pahanduse eest hoiame ja igavesti õndsaks saame. Sellesama sinu poja Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Ja me võime istuda ja kuuleme midagi. Kuule, Kristuse kogudus, Jumala sõna, nagu seda loeme esimeses Samueli raamatus 3. peatükis salmides 1-10. Ja poiss Samuel teenis Jehovat Eeli juhatusel. Jehova sõna oli neil päevil haruldane, nägemused ei olnud sagedased. Aga kord, kui Eeli, kelle silmad hakkasid tuhmiks jääma, nõnda, et ta enam ei näinud, magas oma asemel, kui Jumala lamp ei olnud veel kustunud ja Samuel magas Jehova templis, seal, kus oli Jumala laigas. Jehova hüüdis Samueli, ja tema vastas, siin ma olen. Ja ta jooksis Eeli juurde ning ütles, siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind. Aga tema, Eeli, ütles, mina pole sind hüüdnud, mine tagasi, heida magama. Ja ta läks ning heitis magama, aga Jehova hüüdis jälle, Samuel. Ja Samuel tõusis ning läks Eeli juurde ja ütles, siin ma olen, sest sa hüüdsid mind. Aga tema vastas, mina pole sind hüüdnud, mu poeg, mine tagasi, heida magama. Aga Samuel ei tundnud veel Issandat ja Issanda sõna ei olnud temale veel ilmutatud. Ja Issand hüüdis Samueli veel 3. korda ja tõusis ning läks Eeli juurde ja ütles, siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind. Siis Eeli mõistis, et Issand oli hüüdnud poissi. Ja Eeli ütles Samuelile, mine, heida magama ja kui sind hüütakse, siis ütle, Issand, räägi, sest su sulane kuuleb. Ja Issand tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmisel kordadel. Samuel, Samuel. Ja Samuel vastas, räägi, sest su sulane kuuleb. Amen. Jumala sõna jätkub Johannese evangeeliumis 10. peatükis salmides 22-30. Aga siis tulid Jeruusalemmas templi uuendamise pühad. Oli talv. Jeesus kõndis pühakojas Saalomoni sammas käigus, kui juudid piirasid ta ümber ja ütlesid talle, kui kaua sa veel pead meie hinge kahe vahel? Kui sina oled Messias, siis ütle meile seda täie selgusega. Jeesus vastas neile, ma olen seda teile juba öelnud,
nagu teie ei usu. Teod, mida ma teen oma isa nimel, needsamad tunnistavad minust, kuid te ei usu, sest teie ei ole minu lammaste seast. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Ja nad ei hukka iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud ja keegi ei suuda neid kiskuda isa käest. Mina ja isa oleme üks. Aamen. Meie tunnistame oma püha ristlus, lugupeetud kogudus, palun tõuse. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha panetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Seal tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu.
teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänased jutluse salmid tulevad Pauluse kirjast roomlastele 12. peatükist. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks sedamööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult, aga üksteise liikmed. Aamen. Tere kõigile. Uskumatult hea meel on teid kõiki täna siin näha. Jaanuari algus on traditsiooniliselt üks kõige hõredama asustusega teenistusi ja hoolimata sellest ma näen nii palju nägusid täna siin ja see tõesti siiralt teeb mul meele väga härdaks. Ma tunnen, et võib-olla teist on mulle täna rohkem tuge kui minust teile. Tänane jumalateenistuse jutlus tuleb võrdlemisi teoloogia tihedalt, see tähendab, see tekst on võrdlemisi mahlane. Ma annan endast parima, et see võimalikult pisikesteks ja seeditavateks tükikesteks teie jaoks teha, aga see on võrdlemisi oluline teema ja ma usun, et sellest on meile kõigile väga palju tolku saabuvaks aastaks, kui mul see õnnestub ka nõnda teil edasi kanda, nii nagu ta on mõeldud. Vaadake, väga palju halbu asju saab ja võib juhtuda. Aga see, et need asjad on võimalikud, ei tähenda, et need ilmtingimata ka juhtuvad. Iga olukord ei pea ilmtingimata olema kooskõlas Murphy seadusega. Teate küll, Murphy, see 20. sajandi lennuinsener, kes väitis, et kui midagi saab valesti minna, siis ta kindlasti ka läheb. Selles mõttes, et kui tõepoolest meil on need hüpoteetilised võimalused, siis selle loogika järgi midagi sellest hüpoteetilisest peab ka tulema, et midagi reaalselt peab juhtuma, aga ma tahan väita, et see ei ole tegelikult alati nõnda. See on rohkem kinni siin, kui kusagil laiali seal. Ja ometi me kipume ikkagi endale valima sellised 2-3 suuremat hirmu. Mõni inimene valib rohkem, mõni inimene valib vähem, aga sellised puhtad fantaasiad, lihtsalt mõtted. Ja siis me loome need katastroofsed stsenaariumid enda peas, et vaata, kui nüüd see asi juhtuks, et siis juhtub see 2., 3., 4., 5. asi ja siis ongi maailm läbi ja elu on täielikult minu jaoks kokku varisenud. Ja need hirmud tihtipeale, millele me ennast pühendame, nad tegelikult ei ole üldse väärt seda kartust, seda vaeva, sest nad on tegelikult nii ebatõenäoliselt. Aga näete, inimmõistus, see ei kuule ratsionaalset argumentatsiooni. Tihtipeale meie tunded ongi need, mis meid juhivad, mitte meie ratsionaalsed mõtted. Me oleme võetud oma emotsioonide poolt. Just kui tihtipeale on selline tunne, et sa käid mööda tänavat, elad oma elu ja miski hüppab sulle pähe, just kui nagu Jumal oleks juhatanud ja sa ei saa sellest lahti, sa hakkab närima su kallal. Ja kui keegi arvab, et ma praegu eksin, et ei, me suudame päriselt oma tundeid täielikult kontrollida, siis teeme kohe praegu ühe kihvti eksperimendi. Olge nüüd kõik hästi õnnelikud knipsust. Olge hästi lihtsalt, absoluutselt, kapitaalselt, olge üliõnnelikud, tundkegi täielikku rõõmu. Ei toimi ju nii. Jah, korraks oli nagu lõbus, tegin natuke nalja, aga samas see ei ole kestev. Me ei saa ennast sundida mingile emotsioonile ja püsivalt selles emotsioonis kinni olla. Ja see põhjus on väga lihtne. Inimese mõistus on väga keeruline, aga see maailma ümber on palju keerulisem, mis tähendab,
et enamus ajast meie meeled, meie mõistus, suur osa meie ajust on autopiloodil. Ja see autopiloot toetab tihtipeale meie varasematele kogemustele. See on täiesti arusaadav, sellepärast, et meie aktiivne osa meie ajust, see, mis pidevalt kõik analüüsib ja jälgib, see peab pühenduma millelegi, mis parasjagu ees on. Teoreetiliselt te peaks seda tegema, aga näete, siin ongi see probleem, et kui me vaevame ennast mingite hüpoteetiliste probleemidega, mida me kogu aeg teeme, me kõik teeme seda, siis meie aju ongi täielikult koormatud selle protsessiga. Sellepärast me kõnnimegi läbi oma elu ja me tunneme, et me ei ole kooskõlas, me ei ole nagu sellega sünkroonis, me ei ole sellega ühendunud, sellepärast, et meie meeled, meie mõistus, meie vaimne reaalsus on kusagil mujal. Me elame mingisuguses muus katastroofses olukorras, me elame välja mingisuguseid raskeid stsenaariume, tihtipeale elame uuesti üle mingeid traumasid, mida me kas värskelt või tükk aega tagasi kogesime, aga me oleme kogu aeg nende püünistes, me oleme kogu aeg selles lõksus. Ja siis me vaevleme ja me otsime väljapääsu. Ja siis me aeg-ajalt leiame mingit rõõmu, küll ajutiselt. Tihti ei saa isegi seda rõõmuks nimetada, tihti on võib-olla mõistlikum seda nimetada enese tuimestamiseks. Me tuimestame ennast elades patus või me tuimestame ennast, kui me eraldame emotsionaalselt ennast kogu sellest ümbritsevast elust ja siis mõned ka lihtsalt annavad alla. Ma ei mõtle, et selles mõttes annavad alla, vaid lihtsalt nad loobuvad elust kui sellisest, nad annavad igas mõttes alla, nad on olemas, aga nad lihtsalt ei osale. Ja ikka ja jälle, isegi kui need allaandmised ja need põgenemised meid natuke aega aitavad, natuke aega leevendavad seda ängsti, siis lõpuks see ängst ikka saab meid uuesti jälle kätte. Ja siis me mõtleme, et me proovime midagi uut, me põgeneme mingi järgmise asja juurde, me anname kuidagi muud moodi alla. Aga see on see lõputu vaev, see on see sama protsess, mis uuesti kordub. Sellepärast, et mida me tegelikult üritame teha, on saada vabaks millestki, millest me ise ei saa isegi aru. Me mõtleme, et kui me põgeneme uimastite küüsi või libasuhete küüsi või lihtsalt ümbritseme ennast inimestega, kes ei tee meile kuidagi head, et siis see kuidagi moodi aitab meid, vähemalt see kära kuidagi moodi summutab seda raskust, mis meie hinges on. Aga need katsed seda kära summutada paratamatult ebaõnnestuvad, sest ükski asi, ükski tegevus, ükski see tähelepanu ära sööja ei suuda meid lõplikult lummata, meid lõplikult hoomata, meid lõplikult enda käes hoida. Me alati varem või hiljem kuidagi moodi näeme sellest läbi. Kuigi need samad kannatamised, need võltskannatamised, mis me endale toome, need võivad meilt väga palju aega röövida, väga palju tervist röövida, aga ükskõik milline sõltuvus, ta lõpuks ei jää lõplikult püsima, sellepärast et inimene võib elada väga pikalt mingisuguses sügavas ignorantsuses, ta võib elada sügavas patus aastakümneid ja mitte kordagi endalt küsida, kas see, kuidas ma elan, on tegelikult õige. Kas selline elu on elamist väärt? Me saame seda teha väga pikalt. Ja nagu ma juba ütlesin, see küsimus tõstatub paljudele esmakordselt alles siis, kui nad on küll läbimatus, aga kindlasti mingisuguses järjekordses elukriisis. See ongi ühest kriisist teise hüppamine, väga paljud meist elavad niimoodi. Ja tavaliselt see hetk, see läbimatu kriis on see, kus need meelepetted, need enese tuimestamised enam lihtsalt ei vea välja. See vale, mida me endale oleme kogu aeg rääkinud, see narratiiv, milles me oleme üritanud olla, see lihtsalt kukub lõplikult kokku, sest ta ei suuda lõpuks kunagi konkureerida selle reaalsusega, mis meid ümbritseb, see maailm, milles me tegelikult elame. Et sa võid teeselda nii kaua, kui tahad, varem või hiljem see lihtsalt enam ei toimi. Ja see on tihtipeale just see hetk, kui me annamegi lõplikult alla ja me loobume sellisest elust, nagu me oleme seda elanud. Ja siis me peame küsima endalt selle kõige raskema küsimuse, selle kõige fundamentaalsema küsimuse.
miks ma siin olen ja milleks ma siin olen. Nüüd lõviosa meie kaasaegsest humanitaarvaldkonna akadeemikute maailmast siin üldises läänes, mitte ainult siin Kanadas, mitte ainult Ameerikas, aga üldse kogu see läänemaailma, see humanitaarvaldkond, filosoofia, semiootika, eetika, moraaliõpetus, kõik need õpetlased, nad on meeleheitlikult üritanud selle küsimuse teist poolt, see tähendab siis, milleks ma siin olen, seda üritanud trivialiseerida või maha teha, väites, et see on selline mõttetu eksistentsiaalne küsimus ja sellele ei eksisteerigi lihtsalt vastust ja sellepärast ei ole isegi mõtet selle küsimusega tegeleda, et milleks see kõik, mis tegeled sellega, see on mõttetu, sellel ei ole mingisugust, sellel ei ole ühte kindlat, universaalset, objektiivset vastust, seega see on mõttetu teema, millega ennast vaevata. Aga paraku seal just, mu kallid koguduse kaaslased, peitubki see kõige sügavam murepunkt. Et lääne ühiskond on in effect otsustanud justkui kollektiivselt, et tähtis on küll teha, aga mille jaoks, see on ebaoluline. Sest see on, mõelge selle peale korra, see on see, mida see valdkond väidab. Kui sa eemaldad selle küsimuse, et milleks ma siin olen, siis jääb ainult see reaalsus, milles me oleme, aga pole mitte mingit põhjust, milleks siin olla. Aga ometi me kõik teeme midagi, ometi nad teadvustavad, et elada on vaja, lihtsalt milleks, selleks mingit põhjust ei ole. Lihtsalt ise lükkame ennast vabatahtlikult sellise nihilistliku auku, et oleme, aga vahet ei ole, selles mõttes, et see on kõik nii lihtsalt on ja siis sellel ei ole mingit eesmärki ja niimoodi me elame. Et lihtsalt teen asju selleks, et teha, mitte mingisuguse suurema eesmärgi nimel. Aga me teame ju tegelikult, et kõigel siin on põhjus. Sellepärast, et see esineb terves reaalsuses, erinevates lõikudes, erinevates sfäärides, ta esineb fraktaalselt. See tähendab, et igas elemendis, igas perspektiivis, mida me vaatame, see sama põhjus eksisteerib. Ja me teame seda juba sellepärast, et iga asi siin maailmas vajab mingit muud asja, et üldse eksisteerida. Kõik on sõltuvuses millestki muust. Meie enda aatomid, molekulid sõltuvad teistest molekulidest, nad peavad olema üksteisega koos, see annab neile selle eesmärgi, selleks me üldse eksisteerime. Ehk siis ei eksisteeri ühtegi asja absoluutses vaakumis, kõik on millestkist muust sõltuvuses. Me ei ole osa millestki, me oleme, osa millestki, aga samal ajal me oleme ise osadest koosnev tervik. Meie siinolek on ainult seepärast võimalik, et kõik tegurid selle olemasoluks eksisteerivad nüüd ja praegu. Meie lõpp, ehk siis meie maine lõpp, saabub siis, kui kriitiline arv neid fundamentaalseid osi enam ei eksisteeri, mis iganes need osad olgu. See kisub natuke liiga abstraktseks, nii et ma üritan natuke lihtsustada. Mida me üritan mõista anda on see, et me laseme endeid inimkonnale, me veame endeid alt, kui me jätame kõrvale vaatajat ühe kõige olulisema küsimuse. Sest me kõik arvame, et selle vastus on mõttetu, et see ei anna meile kuidagi mitte midagi juurde, et see ei väärtusta meid. Inimene aga ei suuda optimaalselt ja normaalselt funktsioneerida, kui ta ei saa oma fundamentaalseid vajadusi regulaarselt rahuldatud. Teate küll, see on see vana klassikaline Maslow püramiid, et sul on vaja und, sul on vaja toitu, sul on vaja hapnikku, need on need asjad, mis sul peavad olema, muidu inimene lihtsalt lakkab olemast. Aga selles kõige alumises talas, selles fundamendis on veel üks väga oluline punkt. Mõnedes Maslow püramiidides, kaasaegsemates ma olen seda näinud, vanemates versioonides see tihtipeale ei esine. Ja see on punkt sisemisest elust. See on see punkt, kus me saame aru oma olemusest, oma loomusest. Me mõistame iseennast ja oma kohast siinses maailmas, siinses reaalsuses. Neid küsimusi ei olegi võimalik käsitleda, kui me ei ole mõelnud nende teiste küsimuste peale, kui me ei ole mõelnud enda ja maailma vahelise suhte peale.
See tähendab, kui me ei saa aru, kuidas inimene üldse siin peab toimetama, siis me ei saagi küsida neid eksistentsiaalseid küsimusi. Võib-olla veel natuke lihtsam ja veel konkreetsem. Selleks, et olla oma eluga rahul, see tähendab mitte ilmtingimata olla igas hetkes õnnelik. See hetk, mis meid ümbritseb, võib olla täis kaootilisust, võib olla täielik kaos, me võime olla ka sõjakeerises. Aga see selles hetkes olemine, see tähendab olla ka selles kaoses rahul. Tähtis on, et me sisemiselt ei lase ennast millegist mõjutada. Me peame aru saama, milleks see kõik ja milleks mina selles kõiges. Enne, kui me ei ole nende reaalsustega valmis silmitsi seisma, pole tõepoolest mõtet end üldse eksistentsiaalsete küsimustega isegi vaevata. Alles siis, kui me oleme selle töö ära teinud, ja seda tööd me teeme just reeglina siin pühas kojas ja seda tööd on võimalik ka teha läbi selle püha raamatu seal, alles siis me jõuame selle ühe universaalse pühakirjaliku, pühajumaliku järelduseni. Et vabadus on meie päralt, kui me lihtsalt laseme lahti. Mitte lahti oma eludest, mitte lahti kontrollist, vaid lahti sellest meelepettest, sellest illusioonist, et üldse eksisteerib mingisugune kontroll meie poolt. Väga vähe sellest, mis meid siin ilmas ümbritseb, on meie muuta või meie juhtida, ehk siis meie kontrollida. See lihtsalt ei toimi nii. On neid, kes üritavad terve oma elu meeleheitkult kõike ja kõiki vallutada ja allutada oma tahte järgi. Ja me oleme ajaloost näinud, et kõige äärmuslikamatel juhtudel see lõpeb väga paljude inimeste kannatuse ja surmaga. Mis need ilmasõjad muud olid, kui lihtsalt mingi käputäie inimeste meelehitlik tahe muuta asju, mis ei vajanud tegelikult muutmist, kontrollida midagi, mis ei vajanud nende kontrollimist. Muidugi nad tegid seda kõike suurest heast tahtest, ideed olid ju kõik vapustavad, uus maailm, uued võimalused, uued inimesed, kõik on parem, kõik on toredam ja ometi me nägime ainult valu ja kannatust, ei midagi muud. Sest elu muutub sõltumata sellest, kas meie tahame või mitte. Ja ta muutub sõltumata meie sisendusest, meie inputist, nii öelda. Muidugi inimene tegelikult ta ei oskagi teistmoodi olla. Oma kõige loomulikumas seisundis on ta pidevas ootuse ärevuses, isegi siis, kui see tulemus ei sõltu temast või isegi ei sõltu grupist inimestest. Näiteks spordiüritustel või hasartmängude puhul me paneme tähele, et inimesed, nad elavad nii kaasa sellele ja see põnevus, see kaasa elamine seisnebki selles, et nad ei tea, mis see tulemus on, nad ei tea, mis see vastus on. Ühtpidi see on väga hea näide, sellepärast, et ta on väga selge, aga teistpidi ärge nagu seda näidet liiga tõsiselt võtke, sest moraalselt on ta ebamäärane. Ma ei soovita kellelgi hasartmängurlusega tegeleda sellepärast, et tunda, milline on need kõige loomulikumad või naturaalsemad emotsioonid. Ma lihtsalt mainisin, et ka sellistes olukordades me näeme, kuidas inimloomus peegeldub läbi. Ja ma ei ütle seda selleks, et noomida, vaid selleks, et meenutada meile kõigile, et me lihtsalt oleme sellised, nagu me oleme. Me liigina oleme võimelised korda saatma kohutavaid koledusi, aga samas ka uskumatuid heategusid. Me ei ole mitte kusagist otsast mustvalged olevused, me oleme läbi ja lõhki hallid. Ja sellepärast on ka meil see vaba meel, sealt see vaba meel ka välja paistab. Kui me oleks üks või teine, kas kurjad või halvad, siis ei mängiks ju vaba meel seal kusagil rolli, meie vaba tahe. Aga kuna me teame, et inimesed on hallid oma loomuselt, ambivalentsed. Üks päev on ta selline meeldiv, tore inimene, teine päev on ta jõle pahur. Aga see on see sama inimene ikka selle taustal. See vaba meel, ta on väga konkreetne. Ta annab meile ohjad ja need ohjad meie käes. See on sama hästi, kui öelda meile, sina juhi ennast. Aga pea meeles, et selle tempo
selle meloodia on keegi muu valinud sinu eest. Sina ei saa plaadimängijas muuta. Ja see, kui kaua see plaat sinu jaoks mängib, see ei ole ka meie teha. Ainult see suund, ainult see, kuidas sa seda tantsukaasa tantsid, on meie teha. Ja emotsioonid, need, mis ma alguses ütlesin, mis meid juhivad, need on need, mis tegelikult ei ole meie kontrollida. Nendes kerkivad esile just sellisel kujul need tunded, nagu keegi muu tahab. Jälle, eks ole, me ei tea, miks me tunneme mingites olukordades nii, nagu me tunneme. Me lihtsalt tunneme ja me ei saa seda ka tihtipeale kõrvale heita. Me lihtsalt peame leppima nende tunnetega. Aga mida me saame nende tunnetega teha, on rafineerida neid. Täpselt samamoodi, nagu me saame koera õpetada, me saame õpetada oma kehale, oma närvisüsteemile, oma alateadvusele, et kui juhtub mingi sündmus X, siis sellele järgneb paratamatult mingisugune Y. X juhtub niikuinii, meie ei saa seda X-i kontrollida, see on see, X on see elu, see maailm, mida elu meie ette viskab, eks ole. Ja sellele paratamatult järgneb mingisugune Y, cause and effect, väga elementaarne. Aga mida meie saame teha, me saame valida selle šrifti, ehk siis font, me saame valida selle fondi, milles see Y on. Me ei saa võib-olla valida, milline see Y on, aga me saame valida, kuidas see Y on sinna maalitud. See on meie kätes. Ja see ei ole ilmselgelt nipsust võetav, see ei ole lihtsalt, et nii, nüüd ma otsustasin, et juhtus mingi halb asi, aga mina tunnen ennast väga õnnelikult. See ei käi nii kergelt, eks ole, see võtab aega, see on vaja sisse harjutada, see alles ajapikku hakkab vilja kandma, aga see on see viis, kuidas meie saame ennast kooskõlastada selle maailmaga ja nende olukordadega, mis maailm meie ette heidab. Sest iga olukord ja sündmus, mida meie närvisüsteem liigendab kui ohtu, ei ole ju ilmtingimata seda, aga ometi meie peas see kõlab täpselt nagu niimoodi. Oi, mingi asi on tulemas, oi, ma pean sellega tegelema ja juba me katastrofiseerime kõiki, juba me mõtleme, et on maailma lõpp. Aga see ei ole ju tegelikult nii. Ma jõuan põhimõtteliselt oma jutluse algusesse tagasi. Aga nüüd me oleme ju midagi juurde õppinud. Nüüd me teame, et me ei pea end nägema läbi mingisuguse õige prisma, aga me peame mõistma, et meie teha on väga vähe. Seepärast me peame pigem pühenduma sellele, mis seisab parasjagu meie ees ja tegelema sellega, mitte muredega, mis on meil ise välja mõeldud ja mis tegelikult ei eksisteeri ega mis tõenäoliselt ei hakkagi eksisteerima. Sest meil ei ole tegelikult siin ilmas palju aega. Isegi neil, kellel on vanust juba võib-olla 100 kandis, jah, see võib tunduda pikk, aga ma usun, et nad kõik tunnevad, et see on tegelikult läinud lennates. Aeg liigub tänamatult edasi ja kõik on pidevas muutuses. Ja me ei ole enam need, kes me olime eile, üleeile, aasta tagasi ja nii edasi. Ja see on võib-olla väga hirmutav, mitte võib-olla, see ongi väga hirmutav, see ongi väga, it's very scary. Aga selle vastu aitab just see teadmine, et meie ei olnud kunagi kogu selle kaadervärgi korraldajad. See ei ole meie otsustada, kuidas need asjad lähevad. Maailm sai enne meid hakkama, saab ka pärast meid hakkama. Ja meie päralt on see ainult üks põgus kingitus. Ja kõik vajalikud tegurid meie olemasoluks on just praegu paika loksunud ja me saamegi nõnda aega olla siin ja panustada ennast nõnda sellesse aega, mis meile on antud. Kogu muusika. See ongi üks väike vilksatus. Ja kas me tõesti tahame, et see väike vilksatus, mis me siin ilmas oleme, et kui see lõpeb, et siis keegi ütleks selle peale, jah, ta vilksatas siit ilmast läbi, aga ta tegelikult ei elanudki selles, mis tal oli antud. Tal ei antud see vilksatus, aga ta ei olnud kohal. Ta oli oma mõtetes pidevalt kusagil mujal. Tema ja maailma vahel puudus see kooskõla. Nad ei olnud sünkroonis. Ta nagu oli siin, aga ta oli nagu laval näitleja, kes ei teadnud, mis tema repliigid ja read on. Ta nagu lihtsalt seisis seal ja ta ei osanud kaasa mängida.
Tema käitumine ei peegeldanud seda päris reaalsust. Selle asemel, et olla pidevas rõõmus ja ekstaasis, ta oli oma elu kõige kaunimatel hetkedel pidevas vaimses ängstis. Miks? Ei tea. Ta lihtsalt otsustas olla selline. Võib-olla sellepärast, et ta arvas, et elu peab olema kogu aeg ülihästi, kõik peab olema ideaalne ja kui ei olnud, siis ta oli pidevas paanikas, et miks ta ei olnud. Ja isegi kui asjad olid päris head, siis ta oli pidevas paanikas, et miks ta ennem ei olnud hästi. Ta meenutas kogu aeg seda halba ja siis ta kogu aeg kartis, et äkki varsti jälle kõik asjad ei ole hästi. Nii et ta elas pidevas valmisolekus kõige halvemaks. Ta tegelikult ei nautinud elu, ta ei osalenud selles elus. Aga mõtle, kui õnnelik see inimene oleks olnud, kui ta oleks teadnud, et kogu selle asja mõte ongi pühenduda sellele otsingule. Ja otsingu eesmärk on iseennast leida, mitte mingisuguses suures mõttes, et ma leian ennast, ma olen nüüd leidnud, nüüd on kõik korras, vaid ennast pidevalt uuesti ja uuesti igas olukorras leida, kus iganes ta ennast leiab. See tähendab, mis iganes olukorrast on, et ta mõistaks, et mul on praegu siin selles hetkes mingi roll täita. Ja ma täidan seda nii hästi, kui ma suudan seda täita. Mõtle, kui kaunis ta elu oleks olnud, kui ta oleks olnud pidevalt selles mõttemallis, kui ta oleks oma elu elanud just nõnda. Ja siis ta mõistaks, et ta on mingitel rööbastel, et ta on ühel sõidul ja et tal on vabadus olla sellel sõidul kas õnnetu või õnnelik. See on täielikult tema valida. Aga tal ei ole vabadust valida neid rööpaid, millel ta on, sest see teekond on suures plaanis juba paika seatud. Ja teoloogiliselt on see täiesti kooskõlas kõigega. Jesaja raamatus on väga selgelt öeldud, mina olen Jumal ja ei ole teist, kes algusest kuulutab lõppu, öeldes, minu nõu jääb püsima ja ma teen kõik, mis mulle meeldib. See tähendab, tema on juba kõik ära otsustanud, meie lust ja rõõm on lihtsalt kaasa teenida, olla sellel sõidul, olla nendel rööbastel koos temaga. Täpselt see sama sõnum kõlab ka Hiobi ja Koguja raamatus, see on võrdlemisi levinud arusaam. Seega meie päralt ongi vaid olemise rõõm. Rõõm olla selles ilmas, sest nagu kuulus Eesti huumorifilmi tegelane Valdis on öelnud, elu on seiklus. Ja seda tõepoolest on. Üks seiklus, üks kingitus meile ja abiks Jumalale. See ei tähenda, et me ise kutsume mingeid olukordi üles, et me ise loome mingeid seiklusi. Me ei loo neid ega me üritagi midagi luua. Me lihtsalt võtame omaks need rollid, millesse meid on pandud. Ja ka see on fraktaalne. Sama loogika kehtib ka elu kõikides teistes kategooriates ja valdkondades. Näiteks meil on muutumatud faktorid. Olen sündinud Eestis, Eesti vanematele, seega minu roll on olla eestlane. See on muutumatu. Aga need faktorid võivad olla ka pidevas muutuses. Kas või see vana hea Schrödingeri kass. Me ei tea, kas see kass seal karbis on elus või mitte. Ta võib olla samal ajal mõlemad. Nii et kõik need tegurid, mis meid ümbritsevad, nad ei ole kivisse raiutud, aga nad võimaldavad meil mingisugust rolli kehastada. Mõnikord on see väga voolav ja muudetav, mõnikord on ta väga selge ja range. Ja kui see on nii ühes kategoorias, siis on ka teistes ta nõnda, isegi kui need pole nii selgelt määratletud. Ja see, mida ma põhimõtteliselt siin räägin, on fundamentaalselt Luteri õpetus sola fide. See tähendab siis ainult usust. Ainult see uskumus, et ma olen siin nii, nagu ma olen, on sellepärast, et ma pean siin olema praegu nii, nagu ma olen. Et Jumal on hea ja et ta on lasknud mul siin olla. Meie töö on lihtsalt kuulata ja vastata ja me ei pea ise mitte midagi välja mõtlema, mitte midagi nuputama, sest see oleks tühi töö ja vaev, see ei aitaks mitte kedagi. Ja muidugi te võite täiesti õigustatult minult küsida praegu, väga tore, aga mis kasu mul sellest kõigest on? Mis ma nüüd teen sellega? Mida ma teen sellega, kui mu meel on halb? Kuidas ma siis muudan seda? Sa räägid mulle, et see ei ole minu kontrollida. Mis ma siis teen? Võtame siis selle kõik kokku.
Me alustasime tänast jutlust sellega, et on väga palju halbu asju, mis võivad juhtuda, aga see ei tähenda, et need ka peavad juhtuma. Ja ometi me tihtipeale elame just niimoodi, nagu kõik keerleks ümber nende võimalike juhtumiste. Mitte nendega, mis tegelikult juhtub, vaid et on võimalus. Aga me peame aru saama, et võimalus ei ole sama, mis on paratamatus. Siis me vaatasime ausalt otsa sellele, et inimmõistus ei ole ratsionaalsetele argumentatsioonidele üles ehitatud. Sellepärast, et tihtipeale on just meie emotsioonid roolis. Meie tunded tulevad ja lähevad, me ei saa neid lihtsalt nipsust välja lülitada ega tunda ennast paremini. Seega järeldus, me ei ole oma emotsioonide juht. Sealt edasi jõudsime selleni, kuidas inimene hakkab end päästma. Päästma nüüd siin siis jutumärkides, mõjutades ennast, tuimestades ennast, eraldudes maailmast, pattudega ja jumal teab mille kõigega veel. Ja see kõik võib meile anda ajutist leevendust, aga ta ei kanna meid lõplikult kunagi välja. Järeldus, päästerõngad, mis pole Jumalast, ei ole päästerõngad. Ja siis me jõudsime selle karmi tõeni, et meil on see kõige tähtsam küsimus vaja endalt küsida, miks ma olen siin. Ja alles siis tuleb see küsimus, kui me oleme selles raskes lõplikus elukriisilises olukorras, kus me tahame sellele küsimusele lõpuks ausalt vastust saada. See kriis rebib meilt selle maski eest ja me jõuame järeldusele, et kriis paljastab, mis on päris ja mis oli enesepettus. Siis me rääkisime sellest, kuidas tänapäeva maailm üritab meid veenda, et tähendust polegi ja põhjuseid ei eksisteeri. Et see lihtsalt midagi teha on piisav. Aga see on ju absurd. Isegi loomad ei ela mitte niimoodi. Me näeme, et reaalsus on seotud kõikide teiste teguritega, mis teda ümbritsevad. Kõigel on põhjus ja me oleme osa millestki. Järeldus, kui inimene elab ilma millegita, siis ta läheb seest tühjaks. Ja lõpuks me jõudsime lahtilaskmiseni. Mitte lahtilaskmiseni elust, vaid lahtilaskmiseni kontrolli illusioonist. Mitte kontrollist endast, vaid sellest illusioonist, sest meil ei ole tegelikult mingit kontrolli. Väga vähe on meie teha. Meile on antud ohjad, aga mitte tempo. Suund, aga mitte rööpad. Ja siis tuli see vana raske lause, teleoloogiliselt on kõik juba otsustatud, see tähendab, et Jumala nõu jääb püsima ja järeldus, meie ei juhi rada, aga me vastutame oma vastutuse eest. Ja siis kogu selle asja sees tuli viimaks Luteri sola fide üles ehk ainult usk. Meil on ainult usk, mitte miski muu, mitte see usk, mis on meie peas, nagu mingi teooria, vaid see usk, mis ütleb meile, ma olen siin nii, nagu ma olen, seepärast, et ma pean olema. Jumal on hea ja minu töö ei ole välja nuputada, vaid kuulata ja vastata. Järeldus, usk ei ole kontroll, usk on usaldus. Nüüd, mida siis teha, kui meel on kusagil mujal, kui meel on kusagil, kus me ei taha, et ta oleks? Siis tuleb Paulus meile appi ja annab meile filosoofilise käsu, mis on üllatavalt konkreetne. Nagu ta ütles kirjas roomlastele, tooge oma ihud Jumalale. Mitte esmalt oma tunded, mitte esmalt oma tujud, oma terviklikkus, oma ihud. See tähendab, kui su meel jookseb ära jookse talle järele. Too tagasi oma kohalolu. Ground yourself. Too tagasi oma keha sinna, kus sina parasjagu oled. Tee seda, mis on sinu ees, mitte seda, mis su hirm sulle maalib. Kui sa oled kusagil, siis ole seal kusagil. Kui sul on inimene ees, siis ole temaga. Kui sul on töö ees, siis tee seda tööd. Kui sul on palve ees, siis palveta. Isegi
kui sees on torm, isegi kui ümberringi on kaos ja torm. Ja kui see kukub läbi, ja ta niikuinii kukub läbi, siis ära tee sellest seda suurt viga, mida inimene teeb, ära hakka ennast vihkama. Too end uuesti tagasi ja kui see ei õnnestu, siis tood ennast uuesti tagasi ja siis uuesti, jälle ja jälle ja jälle. Sest see ongi see meele uuendamine, millest Paulus räägib. Mitte üks suur hirmutus, plõks, nüüd on korras, nüüd on absoluutne, püsiv, konstantne. Ei, see on järjepidev tagasi tulemine. See on nagu jõusaal, see on nagu muusikainstrumendi harjutamine. See tuleb sisse harjutamise teel. Ja just siis sünnibki see sisemine rahu. Mitte siis, kui kõik on elus korras. Elus ei ole kunagi midagi korras. Kui te vaatate maailma ringi, alati on mingi uus jama. Kui üks vana jama ära lõpeb, tundub, et see teeb lihtsalt ruumi selleks, et mingi uus jama saaks sinna sisse tulla. Elu ei ole mitte kunagi korras, aga sisemine rahu ei pea olema sõltuvuses sellest ebakorrasusest, mis meid ümbritseb. See ei sõltu kontrollist, see sõltub meie usaldusest. See ei sõltu põgenemisest, vaid vastutustundest. Sest lõpuks on elu tõesti seiklus. Aga see ei ole seiklus, mida me ise oleme välja mõeldud. See on seiklus, kuhu meid on pandud osalema, kas me tahame või mitte. Ma soovitan tahta seda, sellepärast et what else do we have going for ourselves? See ongi see maailm, kuhu meid on pandud. Need, kes me olemegi siia ilma loodud. Me ei saa olla kusagil mujal. Me ei saa olla Veenusel või Marsil või avakosmoses. Me olemegi need olevused, kes me oleme just praegu siin, sest me saamegi ainult praegu siin olla. Nii et miks siis mitte osaleda selles elus täpselt nii, nagu tema tahab, et me osaleme. See on seiklus, kuhu meid on pandud. Ja selle seikluse keskel ütlebki Kristus meile, sa oled minu käes. Ja Paulus ütleb, too end Jumala juurde. See on tänane mõtisklus. Selle mõttega ma teid täna jätan. Amen. Lugupeetud kogudus, palun tõuseme, et kuulda meie vabariigi hümni viimast salmi, mis algab sõnadega, su üle Jumal valvaku. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Palun istume. Paar põgusat teadet. Meie järgmine naisringi gildi kohtumine on saabuval kolmapäeval. Meie järgmine jumalateenistus on 11. jaanuaril. See on Ehatares kell 3, kõik on teretulnud. Meie järgmine jumalateenistus siin Pühas Kojas on 18. jaanuaril, see on inglise keeles koos minu, Eerikuga ja meil on ka pühapäevakool toimumas. Kõik muud teated võite leida meie Tõetera tagalehel, kõik info on siin olemas, pikemalt ma selle peale enam aega ei kuluta. Laulame oma järgmise laulu.
issand, palun õnnista neid ande, mis on sinu töö heaks kogutud ja palun luba meie tööl siin sinu pühas kojas jätkuda. Aamen. Ja meie palume ja täname. Me täname sind, armuline Isa, sinu sõna ja vaimu eest, mis juhivad ja kaitsevad meid meie igapäevastes eludes. Tänu olgu sinu lõpmatule armastusele ja hoolele, millega sa meid varustad oma tarkuse ja jõuga. Tänu olgu sulle, et juhendad ja suunad meid ikka ja alati õigele teele. Issand, me kiidame sind. Isa, me palume sinu juhtimist ja õnnistust meie pühale pojale siin Torontos ja kõikidele teistele Eesti pühakodadele üle maailma ja ka kodumaa. Me palume sinu õnnistust meie piiskoppidele, meie preestritele, diakonitele, kõikidele teistele vaimulikele ja muidugi kõikidele kirikutöölistele. Palun hoia ka meie sõpruskogudusi nii siin Kanadas kui ka kodumaa ja kaitse ja juhi ka meie riiki ja rahvast, anna tarkust ja õiglust meie valitsejatele ning kõigile, kes osalevad ühiskonna elus, et nad ikka ja alati tegutseksid vabaduse ja rahu nimel. Palun aita ja hoia ka meie riigikaitseid neil keerulistel aegadel ja anna neile oma pühalikku lohutust ja tuge. Issand, kuule meid! Palume sinu rahu ja lepitust kõikile maailmas. Palun vala oma rahu ja tarkus rahvaste ja valitsuste peale, et nad lahendaksid konflikte õigluse ja kaastundega. Palun aita Ukrainat, aita neil vastu pidada ja aita ka tema liitlasi, et nemad ei väsiks aitamast. Palun aita teisi konfliktseid piirkondi, luba konfliktidel Venezuelas lõppeda ja igal pool mujal maailmas, kus on praegu aktiivne verevalamine. Palun hoia oma kaitsvat kätt meie isamaa kohal, et võõras võim sinna ei tükiks ja et Eesti rahvas saaks sind edasi rahus teenida ja sind väärikalt kohelda. Toeta ja kinnita meie kogukondi, et nad elaksid kooskõlas üksteisega ning hooliksid oma lähedastest. Palun ravi terveks meie haiged ja anna armu neile, kes oma liginese vastu on eksinud ning hoia meie kodumaa noori ja vanu, et nad ei tunneks üksindust ning tee nõnda, et kõigil, kel on praegu keerulised ajad, et nad leiaksid lohutust ja leevendust ja armu sinu toest. Palun õnnista meie noori peresid ja hoolitse selle eest, et Eesti rahvas, keel ja kultuur jääks püsima ja et me saaks sind veel lõputuid põlvkondi auväärselt teenida. Issand, aita meid! Isa, me mälestame neid, kes on meie seast lahkunud ja me palume sinu lohutust kõigile leinajatele. Palun aita meil meeles pidada kõiki, kes sinu nimel ja oma rahva nimel on oma elud andnud. Palun sea õiglus jalule, et nende ohverdused ei oleks raisku läinud ning hoia meie langenute ja lahkunute lähedasi ja anna neile seda tuge, mida nad praegu kõige enam vajavad, sinu lohutavat sooja kaitsvat tuge. Ning isa, palun anna meile usku ja lootust, et kord tuleb taas see päev, kus me kohtume kõikide oma kallimatega sinu juures, seal heas helduses, kus ei ole valu ega pisaraid ja kus valitseb igavene rõõm ja õnnistus sinu rahumeelses embuses.
sind, issand, kiidame ja austame igavesti. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.
mingem rahuga ja teenigem issandat rõõmuga. Meie teenistus on lõppenud, kõik on oodatud Pilgiringi ruumi kohvile ja koogile. Aitäh!